Tere taas teadusimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna uurime, kuidas leida tundmatu keha ruumala. Määrake kosmoseraketi varukütusekanistri ehitamiseks kulunud materjali ruumala. Neid tuleb leida, kui palju klaasi on kulunud selle pudeli valmistamiseks. Võistlejatel on antud silindriline anum, joonlaud, teipi, pliiats ja 900 milliliitrit vett. Kes annab esimesena piisavalt täpse vastuse, on duellist pääsenud. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Võistlejad peavad leidma selle klaasanuma klaasi ruumala. Kehade ruumala saame väga lihtsa vaevaga leida uputamismeetodi abil. Selle jaoks tuleb võtta keha ning panna ta üleni vee alla. Nüüd on see anum üleni vee all ning kui märgime ülesse, kui kõrgel on vesi, võtame anuma veest välja ning märgime uuesti ära veetaseme, siis saamegi veetaseme muudust leida anuma ruumala. Kahjuks võistlejatel nii palju vett kasutada ei olnud. Ning seepärast tuli võistlejatel jagada ülesanne 8 etapiks. Kõigepealt tuleb ära määrata anuma kogu ruumala ehk klaasi ruumala ja anuma mahutavuse summa. Ning seejärel mõõta ära anuma mahutavus ning need 2 tulemust omavahel lahutada. Nii saamegi klaasi ruumala. Selleks, et mõõta ära anuma kogu ruumala, peame suruma ta üleni vee alla. Siinjuures ei ole oluline, kas anum on seest tühi või seest täis, sest kogu vesi, mis on anuma sees, jääb mõõtmise lõpuni anuma sisse. Kui nüüd anuma vee alla surume, siis hakkab veetase tõusma, kuid kõik, mis tõuseb üle anuma ääre, voolab anumasse sisse ning sellepärast me muretsema ei pea. Märgime nüüd ära selle veetaseme kõrguse. Nüüd võtame anuma veest välja ning märgime ära veetaseme ilma anumata. Nende 2 joone vahelt saamegi leida anuma kogu ruumala. Teostame kohe ka mõõtmised anuma siseruumala ehk anuma mahutavuse leidmiseks. Kui anum on täis, siis tuleb kogu see vesi kallata siia samasse silindrisse, kuid enne veel märgime ära praeguse silindri vee taseme. Kui tase on märgitud, siis valame vee silindrisse. Ning taaskord märgime ära vee taseme. Seda, kui kõrgel vesi põhjast mingil hetkel oli, ei pea me üldse mõõtma. Oluline on mõõta need tasemete erinevused. Nii et mõõdame kohe ära nende 2 kriipsu erinevuse ja nende 2 kriipsu erinevuse ja paneme siia samma kleeplindi peale kirja, siis on meil arvutustes need numbrid kohe võtta. Kogu ruumala jaoks teostatud mõõtmiste erinevus on 102 millimeetrit. Siseruumala mõõtmiste erinevus on 80 millimeetrit. Nüüd on meil need arvud teada ning saame neid kohe kasutada ka enda arvutustes. Arvutuste teostamiseks paneme kirja kõigepealt mõlemad kõrguste muudud ning mõõdame ära ka silindri sisemise läbimõõdu. Selleks saame 99 millimeetrit. Uputatud keha tõrjub välja tema ruumalale vastava koguse vett. Seega, kui leiame veetaseme muutuse ja põhjapindala korrutise, siis saamegi leida uputatud keha ruumala. Klaasiruumala leidmiseks peame lahutama kogu ruumalast siseruumala. Paneme selle nüüd ka kirja. Kui toome põhjapindala sulgud ette, siis näeme, et klaasiruumala leidmiseks saab määravaks 2 kõrguse erinevus. Ja nüüd asendamegi tähed numbritega ning vaatame, kui palju tuleb klaasiruumala.
saimegi klaasi ruumalaks pisut üle 169 000 kuupmillimeetri ehk ligikaudu 169 kuupsentimeetrit. Selle ülesande juures on väga oluline teostada korrektselt mõõtmisi ning iga kord tasub teha ka kordusmõõtmised, sest väga väikse eksimuse põhjal võib vastus väga palju erineda. Otsi nüüd endale lähim vann ning mine ja proovi sama tehnika abil enda ruumala välja selgitada.